7. kiri, igavese poja suhe universumiga. Algne poeg hoolitseb lakkamatult selle eest, et isa igavikulise eesmärgi vaimsed küljed teostuksid vastavalt sellele, kuidas too siht erisuguste olendite rühmadega asustatud arenevate universumite erinevates ilmingutes ikka selgemini ja selgemini avaldub. Meie ei mõista seda igavest plaani täielikult, küll aga mõistab seda kahtlemata paradiisi poeg. Poeg sarnaneb isaga selles suhtes, et ta püüab annetada endast kõikvõimalikku oma kooskõlastatud poegadele ja nendele alluvatele poegadele. Poeg jagab isa ennast jaotavat olemust ka selles, et ta annetab end piiritult lõpmatule vaimule, nende ühisele teostajale. Vaimureaalsuste toetajana on teine allikas ja kese igavene vastukaal paradiisi saarele, mis nii suurejooneliselt toetab kõike ainelist. Esimene allikas ja kese ilmutab nõnda igaveseks ajaks keskse saare võrratute algkujude ainelises ilus ning igavese poja jumaliku isiksuse vaimsetes väärtustes. Igavene poeg on tohutu hulga loodud vaimureaalsuste ja vaimuolendite tegelik alalhoidja. Vaimumaailm on poja eluhoiak, tema isikulise käitumise viis ning vaimu olemusega ebaisikulised reaalsused reageerivad alati absoluutse poja tahtele ja kavatsustele. Poeg ei ole siiski isiklikult vastutav kõikide vaimisiksuste käitumise eest. Isikulise loodud olendi tahe on suhteliselt vaba ning määrab seetõttu ära niisuguste tahteolendite tegevuse. Seepärast ei esitlegi vaba tahtega vaimumaailm alati tõepäraselt igavese poja iseloomu. Täpselt nii nagu urant ja loodus ei ilmuta tõeselt paradiisi ning jumaluse täiuslikkust ja muutumatust. Kuid ükskõik, mis ka iseloomustaks inimese või ingli vabatahtelist toimimist, püsib poja igavene võim kõikide vaimureaalsuste universaalse gravitatsiooni juhtimise üle ikka absoluutsena. 1. Vaimu gravitatsiooni ringlus. Kõik, mida õpetatakse Jumala immanentsuse kohta, tema kõikse kohaloleku kõikvõimsuse ja kõike teadmise kohta, kehtib vaimses vallas võrdsel määral ka poja suhtes. Kogu loodu ehe ja universaalne vaimugravitatsioon, see puhtakujuline vaimuringlus viib otseselt paradiisi, teise allika ja keskme juurde tagasi. Tema suunab seda alati olemasolevat ja eksimatut vaimset võimu, mis toimib kõikide tõeliste vaimsete väärtuste hulgas ja juhib neid. Nõnda on igavesel pojal absoluutne vaimne sõltumatus. Kujundlikult võiks öelda, et kõik vaimureaalsused ja vaimsustatud väärtused on tema peos. Kõik see vaimugravitatsiooni juhtimine on kõikne vaimne suveräänsus. See vaimsete asjade gravitatsiooni juhtimine toimib ajast ja ruumist sõltumatult ning seepärast ülekande käigus vaimuenergia ei vähene. Vaimugravitatsioon ei tunne ajaliisi viivitusi ega nõrgene ruumis. Tema jõud ei vähene võrdeliselt ülekande kauguse ruuduga. Puhta vaimujõu ringlust ei takista aineline loodumass. Ja see, et ehedad vaimuenergiad ületavad aja ja ruumi tõkked, kuulub loomuomaselt poja absoluutsusse. See ei sõltu kolmanda allika ja keskme antigravitatsiooni jõudude vahele segamisest. Vaimureaalsused reageerivad vaimse gravitatsiooni keskme tõmbejõule vastavalt oma kvalitatiivsele väärtusele, oma vaimu olemuse tegelikule astmele. Vaimuollus, kvaliteet, allub täpselt nii samuti vaimu gravitatsioonile nagu füüsilise aine korrastatud energia, kvantiteet füüsilisele gravitatsioonile. Vaimsed väärtused ja vaimujõud on reaalsed. Isikulisest vaatepunktist on vaim loodu hing. Mateeria aga on varjutaoline füüsiline keha. Vaimugravitatsiooni reageeringud ja kõikumised vastavad alati vaimsete väärtuste sisule, üksikisiku või maailma kvalitatiivsele vaimsele staatusele. See tõmbejõud reageerib silmapilkselt ükskõik millise universumi olukorra või planetaarse situatsiooni vaimuvahelistele ja sisestele väärtustele. Iga kord, kui universumites tegelikustub vaimne reaalsus,
teeb selline muutus tarvilikuks vaimugravitatsiooni vahetu ja silmapilkse ümberkorraldumise. Selline uus vaim on tegelikult teise allika ja keskme osa. Täpselt niisama kindlasti, kui surelikust inimesest saab vaimsustatud olend, jõuab ta ka vaimse pojani, vaimugravitatsiooni keskme ja lätteni. Nõrgemal kujul on poja vaimne tõmbejõud omane paljudele poegade paradiisirühmadele, sest absoluutses vaimugravitatsiooni ringluses on tõepoolest olemas need kohalikud vaimse külgetõmbesüsteemid, mis toimivad loodu väiksemates üksustes. Niisugused vaimugravitatsiooni alamad absoluutsed koondumised kujutavad endast osa aja ja ruumi looja isiksuste jumalikkusest, seostudes ülima olendi areneva kogemusliku ülemjuhtimisega. Vaimugravitatsiooni tõmme ja reaktsioon sellele ei toimi mitte ainult universumis kui tervikus, vaid ka üksikisikute ja isikurühmade vahel. Iga maailma, rassi, rahvuse või usklike rühma vaimsete ja vaimsustatud isiksuste vahel valitseb vaimne ühtekuuluvus. Sarnaste eelistuste ja soovidega vaimselt meelestatud isikute vahel toimib vahetu vaimne külgetõmbejõud. Mõiste sugulasing ei ole pelk kõnekujund. Igavese poja vaimne gravitatsioon on absoluutne, nagu paradiisi aineline gravitatsioongi. Patt ja vastuhakk võivad kohaliku universumi ringluse toimimist häirida, ent miski ei saa katkestada igavese poja vaimu gravitatsiooni. Luciferi mäss põhjustas teie süsteemi asustatud maailmades ja Urantialgi palju muudatusi, aga me ei tähelda, et teie planeedi vaimne karantiin, mis sellele järgnes, oleks vähemalgi määral mõjutanud kas igavese poja kõikjal olevat vaimu või temaga seotud vaimugravitatsiooni ringluse kohalolekut ja toimimist. Kõiki suuruniversumi vaimugravitatsiooni ringluse reaktsioone saab ennustada. Me tunneme ära igavese poja kõikjal oleva vaimu kõik toimingud ja reaktsioonid ning leiame, et neid võib usaldada. Oskame tuntud seaduste alusel mõõta vaimugravitatsiooni ja teemegi seda. Täpselt nii, nagu inimene üritab välja arutada piiritletud füüsilise gravitatsiooni toimet. Poja vaim reageerib kõigele vaimsele, kõigile vaimolenditele ja isikutele ikka ühtemoodi ning see reaktsioon vastab alati kõikide selliste vaimsete väärtuste tegelikkuse määrale, tegelikkuse kvaliteedile. Ent kõrvuti igavese poja vaimse kohaloleku niisuguse väga kindla ja etteaimatava toimimisega võib kohata nähtusi, mille reaktsioone pole võimalik täpselt ennustada. Arvatavasti märgivad niisugused ilmingud kooskõlastatud jumaluse absoluudi samaaegset tegutsemist avarduvate vaimsete potentsiaalide vallas. Teame, et igavese poja vaimne kohalolek kujutab endast majesteetliku ja lõpmatu isiksuse mõju, ent vaevalt me peame isikulisteks jumaluse absoluudi oletatava toimimisega seostuvaid reaktsioone. Kui isikud vaatlevad igavest poega ja jumaluse absoluuti isiksuslikust vaatevinklist, tunduvad need olevat seotud järgmiselt. Igavene poeg valitseb tegelike vaimsete väärtuste vallas, samal ajal kui jumalus absoluut näib hõlmavat potentsiaalsete vaimuväärtuste hiiglaslikku ala. Iga tegelik vaimuolemusega väärtus leiab oma koha igavese poja gravitatsiooni mõjuväljas. Kui aga on tegu potentsiaalse väärtusega, siis jääb see ilmselt jumalus absoluudi hooleks. Vaim näib esile kerkivat jumalus absoluudi potentsiaalide seast. Areneva vaimu suhteseoseid määrab ülima ja viimase kogemuslik ja ebatäielik mõjujõud ning lõpuks saavutab vaim oma saatuse igavese poja vaimugravitatsiooni absoluutses mõjujõus. Niisugune näib olevat kogemusliku vaimu tsükkel, ent eksistentsiaalne vaim kuulub olemuslikult teise allika ja keskme lõpmatusse. Teine, igavese poja haldus. Paradiisis on algse poja kohalolek ja isikuline toimimine täiuslik ja vaimses mõttes absoluutne.
Kui kaugeneme paradiisist läbi Havona ja jõuame 7 superuniversumi maailmadesse, hoomame igavese poja isiklikku toimimist ikka nõrgemalt ja nõrgemalt. Havona järgsetes universumites isikustub igavese poja kohalolek paradiisi poegades. Seda sätestavad ülima ja viimase kogemuslikud reaalsused ja kooskõlastab jumaluse absoluudi piiramatu vaimupotentsiaal. Keskses universumis võib algse poja isikulist tegutsemist täheldada igavese loodu võrratus vaimses kooskõlas. Havona on nii imetlusväärselt täiuslik, et selle etalon universumi vaimne staatus ja energiaolukorrad on täiuslikus ja püsivas tasakaalus. Superuniversumites ei saa kogeda poja isiklikku kohalolekut ega ole tal seal ka kindlat kohta. Selles loodu osas on ta esindatud üleisikuliselt. Need poja vaimuavaldused ei ole isikulised. Nad ei kuulu kõikse isa isiksusringlusse. Parim termin, mida oskame nende tähistamiseks kasutada, oleks üliisiksused. Nad on piiritletud olendid, kes pole ei absoliitsed ega absoluutsed. Et igavese poja superuniversumite haldamine on eranditult vaimne ja üleisikuline, siis loodud isiksused seda ei märka. Siiski võib poja isikliku mõju kõikjale tungivat vaimset stiimulit hoomata päevilt vanade valdkonna kõikide sektorite tegevuse igas faasis. Kohalikes universumites märkame igavese poja isikulist kohalolekut paradiisipoegade isikutes. Siin toimib lõpmatu poeg vaimselt ja loovalt, tehes seda kooskõlastatud looja poegade majesteetlikku korpust moodustavate isikute kaudu. 3. Igavese poja suhe üksikisikuga. Kohaliku universumi tõusuteel mõistavad aja surelikud loojad poega kui igavese poja isiklikku esindajat. Ent alustades tõusu superuniversumi koolitussüsteemis, tajuvad aja palverändurid ikka selgemini igavese poja innustava vaimu taevalikku kohalolekut ning saavad kasu selle vaimujõudu andva hoolitsuse vastuvõtmisest. Havonas saavad tõusuteelised veelgi enam teadlikuks algse poja kõikjale küündiva vaimu armastusküllasest embusest. Sureliku tõusu ühelgi astmel ei asu aja palveränduri meeles või hinges igavese poja vaim, kuid tema õnnistus on pidevalt lähedal, lakkamatult hoolitsemas arenevate aja laste heaolu ja vaimse turvalisuse eest. Igavese poja vaimu gravitatsiooni tõmme kujutab endast ellujäävate surelike hingede paradiisi tõusmise saladust. Kõik tõelised vaimuväärtused ja bona fide isiksused alluvad igavese poja vaimu gravitatsiooni raugematule mõjuväljale. Nii näiteks algab sureliku meele elukaar kui aineline masinavärk, aga lõplikkuse korpusse võetakse ta lõpuks vastu peaaegu täiusliku vaim eksistentsina. Kogu selle kogemuse vältel on ta muutunud üha sõltumatumaks ainelisest gravitatsioonist ning hakanud vastavalt tundlikumalt reageerima vaimu gravitatsiooni jõule, mis tõmbab teda üha sissepoole. Vaimu gravitatsiooni ringlus sõna otseses mõttes tõmbab inimese hinge paradiisi poole. Vaimu gravitatsiooni ringlus on põhiline kanal, mida mööda uskliku inimsüdame tõelised palved kanduvad inimteadvuse tasandilt jumaluse tegelikku teadvusse. Selle, mis teie palumises sisaldab tõelist vaimset väärtust, haarab endaga kaasa vaimu gravitatsiooni kõikne ringlus ja kannab selle silmapilkselt ning üheaegselt kõikide asjaomaste jumalike isiksusteni. Igaüks neist tegeleb sellega, mis kuulub tema isikliku toimevalda. Järelikult pole teie praktilises usukogemuses oluline, kas saadate mõttes palve oma kohaliku universumi loojale pojale või igavesele pojale kõikide asjade keskpunktis. Vaimu gravitatsiooni ringluse eristusvõimelist tegutsemist annaks ehk võrrelda närvisüsteemi toimimisega ainelises inimkehas. Mööda närvikiudusid antakse edasi ärritusi. Mõned ärritused lõpevad varakult seljaaju keskustes, mis siis neile ka automaatselt reageerivad. Teised jõuavad vähem automaatsetesse, aga kogemuste põhjal
reageerivatesse keskustesse, aju madalamatel astmetel. Aga kõige olulisemad ning eluliselt tähtsad ärritused mööduvad ainsa hetkega neist alamatest keskustest ja need registreeritakse silmapilkselt inimteaduse kõrgeimatel tasanditel. Ent kui palju täiuslikum on vaimse maailma võrratu tehnika. Kui teie teadvuses sünnib midagi, mis on tulvil ülimat vaimset väärtust ning kui te olete seda ka väljendanud, ei suuda mitte ükski jõud universumis takistada seda silmapilkselt jõudmast kogu loodu absoluutse vaimissiksuseni. Ja vastupidi, kui teie harras palumine on läbi ja lõhki aineline ning täielikult keskendunud teie enda isikule, ei leidu ühtegi võimalust, kuidas niisugune vääritu palve võiks leida paiga igavese poja vaimuringluses. Ühelgi palve sisul, mis pole vaimu sõnastatud, ei ole kohta kõikses vaimuringluses. Niisugused puhtalt egoistlikud ja ainelised palved surevad ega tõuse tõeliste vaimsete väärtuste ringluses ülespoole. Sellised sõnad on otse kui kõmisev vasknõu ja kõlisev kuljus. Sureliku palvele annab tähenduse seda ajendav mõte, vaimne sisu. Sõnadel ei ole tähtsust. 4. Jumalikud täiustamisplaanid. Lõppematus liidus isaga teostab igavene poeg edukalt jumaliku progressi plaani. Tahteolendite loomise evolutsiooni, tõusu ja täiustamise kõikset kava. Ning jumalikult ustavuselt on poeg isaga igavesti võrdne. Koostades ja teostades seda suurejoonelist arengukava aineliste ajaolendite igavikulisele täiusele viimiseks toimivad isa ja poeg otse kui üks. See tõusvate kosmosehingede vaimse arendamise plaan on isa ja poja ühislooming ning koos lõpmatu vaimuga on nad hõivatud oma jumaliku eesmärgi ühisest teostamisest. Jumalik täiuse saavutamise plaan kätkeb endas 3 ainukordset, aga omavahel hästi kooskõlastatud ettevõtmist, mis kõik moodustavad osa kõiksest avastusretkest. Esiteks, samm-sammult edendavate saavutuste plaan. See on arengul põhinev tõusukava, millega igavene poeg tingimusteta nõustus siis, kui ta soostus isa ettepanekuga. Tehkem surelikud loodud olendid meie näo järgi. See arenevate ajaolendite ülendamise kava sisaldab endas mõttekohandajate annetamist ja aineliste loodud olendite varustamist isiksuse õigustega. Teiseks, annetusplaan. Järgmine igavese poja ja temaga kooskõlastatud poegade kõikne plaan on suur isa ilmutamise üritus. See igavese poja ettepanek sisaldab temapoolset kava annetada arenevatele loodud olenditele Jumala pojad, kes peavad nende seas isikustama ja tegelikustama, kehastama ja reaalseks muutma isa armastuse ja poja armu kõikide universumite loodud olendite vastu. Annetusplaanis sisalduva põhijoonena ning lisaks niisugusele armastushoolitsusele taastavad ja kindlustavad paradiisipojad seda, mille loodud olendi hälbinud tahe on vaimses mõttes hädaohtu seadnud. Kui ükskõik millal ja ükskõik kus tuleb ette viivitusi saavutuste plaani elluviimises või häirib ja komplitseerib seda vastuhakk, rakenduvad kohe tegevusse annetusplaani eriolukorraks kavandatud meetmed. Paradiisipojad on tõotanud tegutseda päästjatena ning on valmis minema otsemässulistesse maailmadesse ja taastama seal nende sfääride vaimse staatuse. Just sellise kangelasliku teene osutaski üks kooskõlastatud loojatest poegadest Urantial, kui ta suveräänsuse saavutamiseks astus oma kogemuslikku annetumiselujärku. 3. Armu osutamise plaan. Kui saavutuste plaan ja annetusplaan olid koostatud ja teatavaks tehtud, seadis lõpmatu vaim üksinda ja iseseisvalt kokku hiiglasliku kõikse armu osutamise plaani ning hakkas seda ka teostama. Selle abi on väga oluline nii saavutuste kui ka annetusplaaniga seostuvate ettevõtmiste praktilises ja tõhusas elluviimises ning kõik 3. allika ja keskme vaimsed isiksused on kantud armu osutamise vaimust, mis on nii selgesti osa jumaluse 3. isiku olemusest. Lõpmatu vaim tegutseb kaheldamatult ja sõna-sõnalt koos isa ja pojaga,
mitte ainult loomise, vaid ka haldamise vallas. Kõik see plaani suhtes, mille isa kavandas olendite tõusuks, on igavene poeg tema isiklik usaldusisik ja selle kava jumalik hoolekandja. Olles andnud kõik see käsu, olge täiuslikud, nii nagu mina olen täiuslik. Usaldas isa selle suurejoonelise mõtte teostamise igavesele pojale. Selle jumaliku ülesande täitmise eest hoolitseb igavene poeg koos oma jumaliku kooskõlastatud kaaslase lõpmatu vaimuga. Nõnda tegutsevadki jumalused tõhusalt üheskoos loomistöö, juhtimise, evolutsiooni, ilmutuse ja hoolekande alal. Ja kui olukord seda nõuab, siis ka õigluse ja korra jalule seadmisel. 5. Annetumise vaim. Igavene poeg ühines jäägitult kõikse isaga, et kuulutada kogu loodule seda võimast käsku. Olge täiuslikud nii, nagu on täiuslik teie isa Havonas. Ning sellest hetkest peale on too kutsuv käsk ajendanud igavese poja ning temaga kooskõlastatud ning seostatud poegade hiigelperekonna kõiki ellujäämisplaane ja annetumiskavasid. Just nende annetumiskavade tõttu ongi Jumala poegadest saanud tee, tõde ja elu kõikide arenevate loodud olendite jaoks. Inimolenditega otseselt ühendust võtta, nii nagu seda teeb isa enda kingitud eelisikuliste mõttekohandate kaudu, igavene poeg ei saa. Ent ta läheneb loodud isiksustele aste-astmelt madalamale laskuvate jumalike poegade kaudu nii kaua, kuni ta saab seista inimese ligiduses ja mõnikord ka ise inimene olla. Igavese poja puht isikulist olemust ei saa osadeks jaotada. Igavene poeg toimib vaimse mõjurina või isikuna ja ainult nõnda. Pojal ei ole võimalik saada osakeseks loodud olendi kogemusest nii, nagu see sünnib isa kohandaja puhul. Aga igavene poeg korvab selle piirangu annetumistehnika abil. Seda, mida kõikse isa jaoks märgib fragmenteeritud olemusvormide kogemus, tähendavad igavese poja jaoks paradiisipoegade kehastumiskogemused. Igavene poeg ei tule sureliku inimese juurde jumaliku tahte kujul, inimmeeles asuva mõtte kohandajana, kuid igavene poeg tuli sureliku inimese juurde Urantiale, kui tema poja Nebadoni Miikali jumalik isiksus kehastus Jeesus Naatsaretlase inimolemuses. Saamaks osa loodud isiksuste kogemustest, peavad Jumala paradiisi pojad võtma endale loodud olendite olemuse ning nende jumalik isiksus peab kehastuma täpselt nende samade olendite kujul. Kehastumine, see Sonaringtoni saladus, on menetlus, mille abil poeg väldib isiksuse absoluutsuse köidikuid, mis vastasel juhul osutuksid kõike haaravaks. Kaua aega tagasi annetas igavene poeg ennast keskse loodu igale ringlusele, et Havana elanikke ning palverändureid valgustada ja arendada, kaasa arvatud ka tõusuteele asunud ajapalverändureid. Mitte üheski neist 7 annetumisest ei tegutsenud ta ei tõusuteelise ega havanlasena. Ta oli olemas iseendana. Tema kogemus oli ainulaadne. See polnud kogemus koos inimeste või teiste palveränduritega, ka mitte nagu inimene või palverändur, vaid mingis mõttes seostuv üleisikulise tähendusega. Ka ei teinud ta läbi seda puhkust, mis on ette nähtud Havana siseringluse ja paradiisi kallaste vahel. Tema kui absoluutse olendi jaoks on võimatu katkestada oma isiksusteadvust, sest temas keskenduvad kõik vaimse gravitatsiooni jõujooned. Ja nendel annetumiste aegadel püsis paradiis kui vaimse sära keskne asupaik, ühteviisi kirkana ning poja võim universaalse vaimugravitatsiooni üle ei nõrgenenud. Igavese poja annetumised Havanas ei mahu inimliku kujutlusvõime raamidesse. Need olid transcendentsed. Siis ja hiljem lisas igavene poeg mõndagi Havana kogemusse, kuid me ei tea, kas ta sai midagi lisaks oma enese eksistentsiaalse olemuse eeldatavasse kogemuste pagasisse.
See kuulub paradiisipoegade annetumissaladuste valdkonda. Usume aga siiski, et ükskõik mida igavene poeg nende annetumisülesannete täitmise käigus ka ei omandanud, on ta selle ka alal hoidnud, kuid me ei tea, mis see on. Ükskõik kui raske meil poleks ka mõista jumaluse teise isiku annetumisi, saame hästi aru igavese poja, ühe poja Havona annetumisest, sest sõna otseses mõttes läbis poeg kõik keskse universumi ringlused ja sai tegelikult osa neist kogemustest, mis moodustavad tõusuteelise ettevalmistumise jumaluseni jõudmiseks. See oli algne Miikael, esmasündinud looja poeg. Ring-ringilt jagas ta tõusutee palverändurite elukogemust, käies isiklikult koos nendega läbi kõikide ringide astmed Granfanda esimese Havonasse jõudnud sureliku päevil. Mida muud ka see algne Miikael ei ilmutanud, muutis ta algse ema, poja, transcendentse annetumise Havana olendite jaoks tõeliseks. Nii tõeliseks, et iga ajapalverändur, kes pingutab jõudu Havana ringlustesse jõudmise retkel, saab abi ja tuge kindlast teadmisest. Igavene Jumala poeg loobus 7 korda paradiisi võimust ja hiilgusest, saamaks osa aegruumi palverändurite kogemustest 7 järk-järgult arenevas ringluses Havana saavutamisel. Igavene poeg on eeskujuks ja innustuseks kõikidele Jumala poegadele nende aja ja ruumi universumites sooritatud annetumistes. Kooskõlastatud loojad pojad ja nendega seostuvad kohtumõistjad pojad koos teiste siin esile toomata poegade rühmadega osalevad kõik innukalt selles imelises annetumises mitmesugustele loodud elurühmadele ja loodud olendite enestena. Seepärast saab olemusliku suguluse ja päritolu tõttu vaimus tõeks, et iga Jumala poja annetumises kosmosemaailmadele, nende annetumistes, nende läbi ja tänu nendele, on igavene poeg annetanud end universumi arukatele tahteolenditele. Kui ka mitte päris kõikidelt omadustelt, siis vaimult ja olemuselt on iga paradiisipoeg algse poja jumalikult täiuslik portree. On sõna-sõnalt tõsi, et kes iganes on näinud paradiisipoega, on näinud ka igavest Jumala poega. 6. Jumala paradiisipojad. Urantial sünnitab suurt segadust see, et ei teata, et Jumala poegi on palju, ja see võhiklikkus püsib, hoolimata isegi sellisest tõdemusest, nagu seda on üles tähendus nende jumalike isiksuste konklaavist. Kui koidutähed üheskoos hõiskasid ja kõik jumalapojad tõstsid rõõmukisa. Iga 1000 aasta tagant sektori standardaja järgi kogunevad jumalike poegade eriklassid oma korrapäraselt toimuvatele kokkutulekutele. Igavene poeg on isikuline läte, kust saavad alguse need imetlusväärsed halastus- ja teenimisomadused, mis nii külluslikult iseloomustavad Jumala poegade kõikide üha alanevate rühmade toimimist kogu looduseas. Igavene poeg annab eksimatult terve jumaliku olemuse, kui mitte oma omaduste kogu lõpmatuse, edasi paradiisi poegadele, kes asuvad igaveselt saarelt teele, et universumite universumile tema jumalikku iseloomu ilmutada. Algne ja igavene poeg on kõik see isa, esimese, lõpetatud ja lõpmatu mõtte isikuline vili. Iga kord, kui kõikne isa ja igavene poeg kavandavad mõne uue, algupärase, identse, ainukordse ja absoluutse isikulise idee, isikustub see loov mõte silmapilkselt täiuslikul ja lõplikul kujul uues ja algupärases loojas pojas, tema olemises ja isiksuses. Vaim olemuselt, jumalikult, tarkuselt ja kooskõlastatud loomisvõimelt on need loojad pojad potentsiaalselt võrdsed Jumal isaga ja Jumal pojaga. Loojad pojad suunduvad paradiisist ajauniversumitesse ning viivad lõpule kohalike arenevate universumite organiseerimise. Selles on neile abiks kolmanda allika ja keskme, juhtivad ja loovad jõud. Need pojad ei ole seotud aine, meele ega vaimu keskse ja kõikse suunamisega ning see neid ei puuduta. Järelikult piirab neid loometegevuses
esimese allika ja keskme ning temaga kooskõlastatud absoluutide varasema olemasolu, identiteet ja eesõigus. Need pojad suudavad hallata ainult seda, mille nad ise olemasolevaks muudavad. Absoluutne haldamine kuulub olemasolu esmasusest johtuvate õiguste hulka ja on lahutamatu kohaloleku igavikulisusest. Isa jääb universumites esmaseks. Nii nagu isa ja poeg isikustavad loojaid poegi, isikustavad poeg ja vaim kohtumõistjaid poegi. Loodud olendi kehastumiskogemuses teenivad just nimelt need pojad ära õiguse olla kohtunikeks ajas ja ruumis loodute ellujäämise üle otsustamisel. Isa, poeg ja vaim ühinevad ka selleks, et isikustada mitmekülgseid kolmsuse õpetajaid poegi, kes suuruniversumis rännates on kõikide, nii inimlike kui ka jumalike isiksuste võrratud õpetajad. Leidub ohtrasti muidki paradiisi poegade klasse, aga neist pole veel Urant ja Surelikele teada antud. Algse emapoja ning kogu loodut hõlmavate paradiisi poegade vägede vahel on olemas otsene ja ainult neile kuuluv sidekanal, mille toimimine tuleneb loomupäraselt neid ühendavast tunnusomadusest, vaimsest sugulusest. See seob nad peaaegu absoluutsesse vaimsesse liitu. Selline Jumala poegade vaheline ringlus erineb täielikult universaalsest vaimugravitatsiooni ringlusest, mis samuti keskendub teise allika ja keskme isikus. Kõik paradiisi jumaluste isikutest lähtuvad Jumala pojad on igavese ema pojaga otseses ja pidevas ühenduses. Niisugune ühendus on silmapilkne. Ta ei sõltu ajast, kuid mõnikord mõjutab seda ruum. Igavene poeg teab igal hetkel täiuslikult nii paradiisi poegade iga klassi seisundit, mõtteid ja kõiki tegusid, kui ka kõike vaimselt väärtuslikku, mis on igavikulise, esmase, keskse loodu, samuti kooskõlastatud loojate poegade teisese, ajaliku loodu, kõikide loodud olendite südameis. 7. Isa ülim ilmutamine. Igavene poeg on kõikse isa vaimu ja isiksuse täielik, ainuline, kõikne ja lõplik ilmutus. Kõik teadmised isa kohta ja kogu teave temast peab tulema igaveselt pojalt ja tema paradiisi poegadelt. Igavene poeg on igavikust, ta on täielikult ja ilma vaimsete piiranguteta isaga üks. Jumaliku isiksuse mõttes on nad üheväärsed. Vaimselt olemuselt on nad võrdsed. Jumalikkuse poolest on nad identsed. Tegelikult pole Jumala iseloomul kuidagi võimalik tema poja isikus olemuslikult paremaks muutuda, sest Jumalik isa on lõpmatult täiuslik, aga loodud olenditele ilmutumisel võimenduvad tema iseloom ja isiksus, sest siis jäetakse kõrvale kõik mitteisikuline ja mitte vaimne. Esimene allikas ja kese on palju enamat kui isiksus, kuid esimese allika ja keskme isa isiksuse kõik vaimuomadused on igavese poja absoluutses isiksuses vaimselt olemas. Esmane poeg ja tema pojad on hõivatud isa vaimse ja isikulise olemuse kõiksest ilmutamisest kõigele loodule. Nii keskses universumis, superuniversumites, kohalikes universumites kui ka asustatud planeetidel on paradiisi poeg see, kes ilmutab inimestele ja inglitele kõikset isa. Igavene poeg ja tema pojad ilmutavad loodud olendite lähenemistee kõiksele isale. Ja isegi meie, kes me oleme kõrget päritolu, mõistame isa palju täielikumalt siis, kui õpime tundma tema iseloomu ja isiksuse ilmutust igaveses pojas ja tema poegades. Isa laskub isiksusena alla teie juurde ainult igavese poja jumalike poegade kaudu ja teie jõuate isani sedasama elavat teed pidi. Te tõusete isani selle jumalike poegade rühma juhatusel ning see on ikka ja alati tõsi. Sellest hoolimata, et teie oma isiksus on kõik see isa otsene annetus. Ärge unustage, et kõikides nendes igavese poja kaugustesse küündiva vaimse haldamise
ulatuslikes tegemistes on poeg niisama tõeselt ja tegelikult isik nagu isagi. Varem inimese kujul elanud olenditel on igavesele pojale tõepoolest lihtsam läheneda kui kõiksele isale. Arenedes ajapalverändurina läbi Havana ringluste omandate pojani jõudmise võime kaua aega enne seda, kui olete ette valmistatud isa tajuma. Te peaksite sügavalt mõistma armu tähistava igavese poja iseloomu ja armuküllast olemust siis, kui mõtlete nende jumalike omaduste ilmutusele, mida armastavas teenimises näitas teie looja poeg, kes kunagi maa peal oli inimese poeg. Nüüd aga on teie kohaliku universumi ülev suverään, inimese poeg ja Jumala poeg. Esitanud jumalik nõuandja, kellele tehti ülesandeks sõnastada see igavest poega kirjeldav ettekanne.